Ma olen Bangkokis. Ma mõtlesin, ma teen omadele inimestele siis väikse video, milline mul see seiklus oli. Seekordne seiklus algas sellest, et tahtsin minna Annaga koos Hiina, aga ma seda teha ei saanud, sellepärast, et suht viimase hetkeni ei olnud päris kindel, kas Anna sinna läheb. Ja siis tuli vastu võtta otsus, et on vaja teha detsembris tööd, aga kuna ma leidsin 200 eurosed lennupiletid siia, siis mõtlesin, et hea küll, ma teen oma tööasjad ära ja lähen taas kevadel, siis kui Eestis on kõige koledamad ilmad. Ja õnneks lendasin napilt läbi enne, kui raketid hakkasid lendama, ehk siis umbes samal ajal, kui ma olin maandunud, samal ajal läks ka Lähis-Idas lappama. Mis siis juhtus? Olukord oli siis päris pingeline, sest olin nii lähedal, et ma ei oleks üldse sellele reisile tulnud. 2 ööd enne lendu magada ei saanud, ainult oksendasin esimene ööpool ja siis teine ööpool tuli teiselt poolt. Ja palavik ja kohutavalt halb oli olla. Ja siis päev enne reisi pidin minema ka keikale, pidin pilte tegema Paralümpiakoondis üritusel ja sain need niimoodi napilt tehtud. Anna tuli mulle appi. Endiselt olin suht kindel, et homme ma ei lenda kuhugi. Jõudsime koju, helistasin perearstile, kuna mul selline tore kindlustus, kes igasuguse tervise probleemi tõttu siis maksab raha tagasi, ma arvasin, et ma tõenäoliselt ikkagi homme hommikul lendu ei lähe, aga mõtlesin, ma natuke veel ootan hommikuni. Anna käis apteegis, ostis kaupa, mida arst soovitas, tegin pildid ära, sain natukese magada, mingisugune tunnike 2 ja tegelikult läks natukene paremaks. Ja siis niimoodi haigena hakkasin oma asju vaikselt kokku pakkima, teadmata, kas ma üldse reisile tulen või mitte. Sain asjad enam-vähem kokku, läksin uuesti tuttu. Ja siis, kui Anna koju jõudis, siis sellel hetkel tekkis tunne, et tegelikult on võimalik. Hommikul ärgates Anna viskas mind lennujaama. Ilm oli kohutav, täielik sula, inetu ja oli hea meel, et ma jalga lasen. Ai. Küll. That's wild. Ütlesime Annaga üksteisele tšau, minu Borjomi võeti muidugi ära, aga sain minna LHV Lounge'i esimest korda elus ja tunda ennast rikka inimesena. Väga mõnus koht, sain natuke süüa, vegan valik, muidugi neil ei olnud eriti kiita. Muidugi kohustuslik selfie kallimaga enne reisile minekut ja siis juba lennuki peale SAS-iga lendasin ma Stockholmi. Stockholmis oli 6 kraadi sooja ja mul oli lennujaamas kuskil 5 tundi aega passida. Selle 5 tunni sees sain omajagu tööd ära tehtud, mille ma loomulikult kaasa võtsin, sest ma olin täitsa haige. Edasi aga Norse peale suur Boeing istekohti 9 reas, mina istusin keskel küll, aga sain vahetada naabrimehega, sellepärast ühel pool oli mees, teisel pool naine, kes tahtsid ka koos istuda. Oli mõnus. Vähe laiema puusaga inimesele siia ei soovita tulla. Juba mul on veits tait. Aga jaharuum iseenesest väga okei. Saan hakkama. Ma lihtsalt loodan, et mu kõrvale tulevad midžetid. Aga mina olen keskmisel lihtsalt.
Ma pean tunnistama, et mul ei ole kunagi olnud nii valutut pikamaalendu. Kõige odavam, kõige halvem nii-öelda lennukompanii, aga mul läks väga sujuvalt ja mitte mingisugust probleemi ei olnud. Selge valutanud, kordagi isegi püsti tõusnud ja oli väga mugav. Hommik on käes, oleme maandunud Bangkokis, lähme maha, lennujaam on seal, 36 kraadi ootab ja let's go! Sain küll läbi. Ja nüüd on vaja riided vahetada. Minu ees oli 2 eestlast, kellel ei olnud tehtud see e-luba. Nad ootasid praegu 45 minutit järjekorras. Jõudsid sinna õigesse kohta ja öeldi, et sorry, te peate nüüd hoopis teise ritta minema ja viisat hakkama taotlema, sest nad ei olnud online'is oma asja ära teinud. Päris kurb. Aga mul oli kõik olemas, midagi küsitud, tehtud tempel all, ma olen Tais. Loomulikult on vaja tankida ja riided ära vahetada, sest ma tulin oma pikkade riietega, auklik must särk ja pikad püksid, mis sellesse kliimasse ei sobi, nii et Anna tõi mulle Bangkokist hiljuti ühe ilusa särgi, mille ma kaasa võtsin viimasel hetkel ja lühiksed auklikud püksid, mille ma loodan välja vahetada lähiajal. Siin aga lähen rongi peale, mis sõidab otse lennujaamast kesklinna. Piletid väga lihtsalt, kuna Anna mulle tõi tagasi omajagu pahte. Saad sellise žetooni piletimasinast ja siin ma juba sõidan rongiga linna poole. Aina rohkem keskele ma jõuan, aina kõrgemast need majad kerkivad. Ma arvan, et siin on tuhandeid pilvelõhkuid tõenäoliselt ja nüüd ma olengi juba oma kodutänaval. Annika saatis, kuule, täna on Bangkokis selline tai-boksi fight, kus Eesti tüdruk Marie Ruumet võitleb vöö peale. Hakkasin uurima, välja müüdud. Internet ütleb välja müüdud, aga ma mõtlesin, et kui ma siin juba olen ja täna õhtul on, kuigi ma ei olnud juba mitu ööd maganud, lennukis ka loomulikult 11 tundi lendu, 0 sekundit tund, aga ei ole hullu. Ma otsustasin, ma kindlasti pean sinna minema, käisin hotellis ära, viskasin asjad ära, vahetasin riided ja läksingi staadionile. 1000 bahti oli pilet, selle pileti eest sai tasuta õlut nii palju kui läheb. 6 matši, millest ma vaatasin ära 4, 3 meeste matši ja see oli see naiste matš, tiitlimatš ja teine tiitlimatš tuli pärast seda ka, aga seda ma juba ei näinud. Minu jaoks erakordselt crazy kogemus, sellepärast, et selle produktsiooni tase oli nii kõrge, see kõik nägi nii professionaalne välja. Video mapping, lakke, kõik mingid ekraanid, visuaalid, valgused, kõik oli niivõrd professionaalne, et ei tunne, et no meil on Eestis veel pikk maa minna, et Tais tehakse seda asja ikkagi nagu õigesti. Nii et esimene õhtu juba oli crazy. Esimest 3 fighti, 2 võitsid välismaalast, mitte taikat, 3 oli siis taikud omavaheline, natuke igavam fight, esimest 2 lõppesid knockoudiga. Üsna hirmus oli ka. Mina sain tuttavaks mingisuguse sakslasega minu kõrval, kellega me 3. matšil tegime kihlveo 100 bahti peale, mille ma võitsin ja loomulikult Marie fightiks tegime kihlveo 1000 bahti peale, nii et tasuta õlu, sain oma raha tagasi, nii et mul oli täiesti tasuta õhtu ja veel nagu milline. Tuli Marie fight, ta näeb välja nagu tõeline sõdalane.
uhke oli, seal oli ka teisi eestlaseid ja mina sattusin ka tema poksiklubi inimestega seal koos kaasa elama, mis oli väga tore. Nägin, et oli inimestel selline lahe särk seljas, mille oli teinud nende poksiklubi treener, omanike treener ja neid kuskilt osta ei saanud, need olid eksklusiivsed, mille ma loomulikult õhtul ka ühe sellise särgi koju viisin, nii et aitäh Sebastianile, kes mulle selle andis, selle särgi. Ja Marie lubas siis ühe tagasi anda Sebastianile. I don't see her close by, but she's actually in the magazine. Yeah! Ah, damn! Võit tuli koju, läksin õue, rääkisin selle inimestega juttu, jäin eestlastega juttu rääkima, nad on Marie vanad klassiõed ja head sõbrad Eestist, kes tihedalt Mariega suhtlevad ja siis lõpuks me jõudsime koos siis poksiklubi omaniku teise businessisse, siis söögikohta poksiklubi kõrval kohe, kus tehti võidu puhul välja jooki ja sööki ja istusime laua taga koos siis selle Eesti pundi ja Mariega ja tähistasime, jõime õlut ja rääkisime ägedaid jutte, oli tore muljetada. Nii et esimene õhtu oli täiesti hullumeelne, nagu paremat õhtut ei saa tahta. Ma mõtlesin, ma teen neid videoid puhtalt sellepärast, et ilmselt on mõned inimesed, keda huvitab, kes võib-olla tahaks ise tulla või siis, kes ise ei saa siia tulla, siis ma üritan natukene näidata, kuidas ma siin reisin, kuidas siin elu käib ja mida siin üldse teha saab ja miks ma siin jälle tagasi olen. On väga raske olla kuidagi kuri ja krampis ja mitte õnnelik sellises keskkonnas, sest siin on kogu aeg mingid lahedad asjad, mida sa avastad. Nagu näiteks praegu ma tulin täiesti suvalises suunas. Ma ei tea, kuhu poole ma kõnnin hetkel, aga jõudsin juhuslikult mingisuguse templihoovi jälle. Nii et umbes niimoodi see tai elu siin käib, et kogu aeg võid sattuda kogemata kuskile ülilahedasse kohta ja see ongi see, miks ma tahan siia tagasi tulla, sest tõesti Bangkok on nii suur ja nii võrratu. Noh, vaadake seda. Ma just olen selle video tegemist lõpetamas ja mõtlesin, ma ütlen selle asja ära, et siin olles on selline tunne, et nende ühiskond on kuidagi eespool meie ühiskonnast. See ei ole mingid luksusasjad, aga see on mingisugune teine kvaliteet, mis elul siin on mingisuguste hoopis muud asjade pärast, kui see, millega me harjunud oleme. Et ma üritan seda tunnet ja mõtet natuke enda sees vormida ja äkki ma jõuan mingisuguse video sellest ka teha. Aga jah, see on see põhiline asi, miks siin olla on väga hea. Igatahes, kui vaatasid videot, väga lahe, aitäh sulle ja tšauka!